Valimisliidust Harri on meile nõustunud intervjuud andma härra Alo Lõps. Tere, Alo! Tervist! Mis te arvate, miks edenenud kuigi palju Haapsalu raudteega seonduv ajal, kui Reformierakond oli valitsuse eesotsas? Eks seda on palju tegelikult küsitud ja minu enda seisukoht on see, et nagu ka Lauri Luik on osades intervjuudes varem öelnud, et paljud asjad on siiski valikute küsimus. Ja hoolimata sellest, et Lauri on enda toetusgruppi Riigikogus teinud, eks ju, Haapsalu raudteele, et järelikult tema sõnajõud jäi valitsuses nõrgaks ja tehti teisi otsuseid, et Haapsalu raudteele sellel ajal raha ei antud ja seda investeeringut siis töösse ei võetud. Viimaste aastate jooksul on olnud kuulda, et teie, Urmas Sukles ja teised reformierakondlased toetavad igati raudtee taastamist, aga kas varasema tegemata jätmise taga võib olla see, et suured erakonna juhtfiguurid siis ei arvesta ääremaade poliitikute arvamuse ja ütlemistega? No tegelikult eks küsimuses oli omal moel juba vastus ka olemas, eks. Et tegelikult kui vaadata nüüd viimase aja sündmusi, mis puudutab nüüd Urmast ja valimisliitu, siis eks selle taust on ka see, et hoolimata erakonnas kandideerimisest ja nii-öelda erakonnas olemisest investeeringud valitsuse ja riigi toel absoluutselt ei jõudnud. Ja ma arvan, et see on kindlasti põhjus, et kohapealseid hääli pealinnas ei arvestatud. Ja tegelikult raudtee teemal on ju sõna võetud palju aastaid ja kui arvestada, et toetust on avaldanud nii maavanem kui Läänemaa saadikud, eks ju, et eesotsas Lauri Luige ja Jaanus Karilaiuga, siis võib kahjuks öelda küll, jah, et meie tunne on see, et ei ole kuulatud. Kuidas teie arvates seda probleemi lahendada saaks, et just kui võetaks meid rohkem kuulda, sest kõigi sõna peaks olema sama tähendusega? Peaks olema sama tähendusega. Et täna ma ütleks, et eks see sõltub väga palju valitsusest, et kes kuulata tahab. Eks see on kõikides valdkondades niimoodi, et rääkida võid ju paljudega, aga sõltub, kellega sa räägid ja kuidas sind kuulda võetakse. Et tänase valitsuse kohta tuleb avaldada kiidusõnu, et nende saadik on koha peal olemas, on sõna võtnud, teda on kuulda võetud ja esimene etapp on töösse minemas, nii et selle koha pealt tuleb kiitust avaldada. Väga kena. Kuid mida arvate omaaegse erakonnakaaslase Kalev Kallemetsa arvamusest kaotada üldse Eestis reisirongiliiklus? See on selles mõttes humoorikas arvamus, ütleks ma selle kohta või tragikoomiline, et tegelikult iga mees võiks oma sõnadest nagu ise vastutada. Et väga tõsiselt sellist arvamust ikkagi võtta ei tohiks või ei saaks, sest et see tundub täiesti absurdne või ebareaalne, et kaotada üldse kuskilt raudteeliiklus ära, eks ju, seda enam tervist riigist korraga. Ja viimane küsimus, kas Reformierakonna usaldus võib peale osade liikmete väljaarvamust olla läänlaste silmis kadupäikseks muutunud või muutumas? Eks seda ütleb 15. oktoobri õhtuks valija. Et kindlasti teatav mõju sellel kõigel on erakonnale ka olnud. Et tegelikult meie valimisliidu eesmärk ei olnud kindlasti mitte riidu kiskuda ega sellist kohapealset poliitikat nõnda nässu keerata, et või Reformierakonnale tervikuna halba varju heita, aga see kindlasti, ma usun, on mingit mõju avaldanud, sest et tänased volikogu liikmed kõik, kes kandideerisid eelmine kord Reformierakonna nimekirjas, kandideerivad täna siis valimisliidu nimekirjas, nii et ja kui täna kampaaniat teha, siis on tunda, et toetus valimisliidul on oluliselt kõrgem, kui oli see enne. Aitäh!